Šaakal on tabamatu palgamõrvar. Tal on täita jäänud üks viimane ülesanne, kuid üsna kiiresti kohtab ta endale väärilist vastast. Briti luureohvitseri, kes jälitab teda põnevas kassihiire mängus üle kogu Euroopa. Suurte Oscari staaride kõrval mängivad kõrvalrollides ka mitmed Eesti näitlejad. Siis, kui hakkasid tulema lepingud ja kõik muu paberimajandus, siis hakkas kohale jõudma ka see nagu mastaap, et ei tohi oma välimust muuta, et sa pead tulema võttele täpselt sellisena, nagu sa olid seal castingu videos ja kõik nii, et siis sa saad aru, kui suur see kõik tegelikult on. Sa oled ikkagi näitlejana täielik kuningakass seal, et sinu eest hoolitsetakse ja poputatakse ja talutatakse käekõrval igale poole, kus on vaja, tullakse järgi ja viiakse pärast koju ja antakse süüa ja et selles mõttes on loodud sulle ideaalsed tingimused, et teha oma tööd siis nii hästi kui võimalik. Kuigi osa sündmustest leiab seriaalis aset Tallinnas, siis Eestisse suurstaaride võttemeeskond siiski ei tulnud. Tallinn loodi seriaali tehisintellektiga ning päriselt oli võttepaigaks Ungari pealinn Budapest. Teie kott, palun. Eesti näitlejad seisid võtteplatsil koos Oscari võitjatega, peaosatäitjad aga jäänud sugugi põhjust arvamiseks, et nemad on midagi paremat kui ülejäänud meeskond. Ma jõudsin sinna võttepaika kõige hiljem, Krimmis läks kauem aega ja tundus, et me oleme juba hiljaks jäämas või väga kiire on, nii et pandi meid ruttu paika ja öeldi, nüüd lähevad kaamerad käima. Ilma, et oleks saanud üldse harjutada või ma ei teadnudki, kus siin rekvisiidid on, mida ma kasutada tohin. Ja nad seisid sinna minu ette ja kuna nemad olid seljaga kaamerasse, siis nad hakkasid vaikselt sosistama mulle, et seal all on need uksekaardid, võtta need, siis sa saad nüüd vajuta sinna, et neil oli nagu juba läbi räägitud, mis siin toimuma peab, lihtsalt minule kiirustades ilmselt keegi ei öelnud, aga nad olid väga-väga toetavad, nad ei vaadanud kuidagi ülevalt alla või midagi sellist, see oli hästi-hästi tore. Ja minu jaoks Edi Reidman oli väga-väga inspireeriv oma lahkusega ja oma armastusväärsusega, sellepärast, et tal tegelikult on väga-väga palju krediiti, et olla kuidagi arvata ennast olevat teistest üle või ennast paremaks pidada. Ja ta seda teps mitte ei teinud, vaid oli väga avatud ja me olime täiesti võrdsed partnerid. Ühel päeval tuli käia kostüümiproovis, järgmisel päeval Krimmi-proovis. Mitu päeva Budapestis selleks, et lõpuks vaid 20 sekundit kaadris olla, kuid need 20 sekundit on väga hästi tasustatud. Üks repliik, üks hetk minu tegelaskujust ei sõltu mitte midagi selle loo jaoks ja ma saan palka põhimõtteliselt kuupalga sükse ühe väikse sutsukese eest. Et see oli ootamatu, ausalt väga ootamatu, aga tore muidugi. Ma mõtlen iga kord sellele ajale tagasi suure rõõmuga ja tänutundega, sellepärast et see kogemus ja projekt oli minu jaoks midagi väga erilist ja olulist ja imelist, et ma tihtilugu oma mälestustes lähen sinna tagasi. Kuidas Eesti näitlejad Oscari võitjate kõrval hakkama said ning mis saab Šaakali mõrvaplaanidest, seda näeb juba lähemalt täna õhtul TV3 kell 22.30.